Tere taas vaatama Naisluksuri proovisõitu saadet. Täna räägime teile Mercedes-Benzist, kelle kunagine nimi oli M-klass, kuid kes juba mõnda aega tagasi oma nime GLE-ks ära muutis kahjuks ja nüüd on tuldud välja uue mudeli põlvkonnaga, millel on 22-tollised rattad ja standardis on juba olemas LED-tuled Ultra Range kaugtuledega ja tuled on ka kohanduvad. Pakub kuni 7 istmekohta ja hiigel suurt pagasiruumi, õhkvedurustusega veermik E-Active body kontrolli ja sõidurežiimis kurv saab aktiivselt kurvi siseneda. Uued 4- ja 6-silindrilised diiselmootorid ei jäta teid kunagi jätta ja alluvad kõige rangematele heitegaasi normidele ja pidev nelikvedu Formatic elektrooniline veojukontroll tagab teile hea läbisaamise ja igasugusel maastikul. Näidikud saab paigutada vastavalt oma vajadustele ja kõik on võimalik kahel suurel 12,3 tollisel ekraanil ja tänu argumente, et reality videole siis orienteerute paremini navigeerimisümbruses. Esiklaasil on ka siis kaamera, mille abil siis kuvatakse teile pilt sellest, mis ees on ja kuvatakse ka foorid ja majanumbrid navigatsiooni siis seadmele. Ja materjalid on muidugi väga kvaliteetsed. Ja minule see püstine ekraan väga ei meeldi, ta näeb natuke veider välja ja natuke odavapoolne isegi, kuigi tegelikult on tegu väga kalli autoga ja väga kalli ekraaniga, aga jah, minule päris minu maitse ei ole. Ja hääljuhtimine allub peaaegu igale teie sõnale ja olemas on kohanduv kiirushoidik, pikiva hoidik ees oleva autoga ja avarii vältimissüsteem, jalakäija tuvastus ja mugava sõidurea vahetuse süsteem siis. Tal on pimeda nurga andurid ja liiklusmärkide tuvastussüsteem ja 4 kaamerat ja see teeb teile 360-kraadise kaamera lahenduse. Diiselmootor on 2-liitrine 180 kilovatine 245 hobujõudu näiteks ja 7,2 sekundit 100 kilomeetrile jõudmiseks ja 7 liitrit 100 on keskmine kütusekulu. Siis on 2,9-liitrine diisel 200 kilovatti 6,6 sekundit 100 ja 9 liitrit 100 kilomeetrile ja siis on ka 2,9-liitrine 243 kilovatiga 5,7 sekundit 100 ja 9 liitrit 100 kilomeetri kohta ja bensiinimootor on 270 kilovatine 5,7 sekundit 100 kilomeetrini ja 13 liitrit siis on keskmine kütusekulu 100, mis on ikka väga palju ja te peate ikka väga tihti siis tankla vahelt käima. Ja alates 67 140 eurot on ta hind, mis ta siis nõuab enda eest. Selline on uus Mercedes-Benz GLE. Väga hästi õnnestunud auto ja täidab kõik oma vajadused ja natukene siis see ekraan, mis mulle natukene tundub imelik, aga ma arvan, et paljudele see meeldib ja ka GLE see nimi ei riku head autot muidugi ära. Kohtume teiega juba järgmisel nädalal.